Projekti Võrulinna noorteala toetab Siseministeerium ja sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Oleme taas kord tagasi, 3 mähkarit on lastud taas kord ühe laua taha. Seekord me muidugi... Meil on 2 lauda. Kahe laua taha. Mis nüüd? Ühe platsi peale, nii täpsem öelda. Ja jätkame siit lastefestivali noortealalt, aga seekord siis arutleme sellise teema üle, et kuidas TikTok võib kujundada kogukonda. Ja te mõlemad tegelikult, see on meie nagu teine salvestus täna juba siin alal, et enne meil oli ka selline natukene rohkem mähkimine, aga nüüd me nagu räägime päriselt juttu, et te mõlemad olete sisuloojad, on ju, et nii David Minishenko kui Steven, te mõlemad olete sisuloojad, kes on juba suutnud kanda kinnitada, kes on kanda kinnitamas Eestimaa pinnale. Et kuidas teie olete tundnud oma karjääris, et kas üks teie poolt nagu tehtud video või mingi sisu internetti, et kas te olete nagu saanud nii-öelda päriselus ka mingit tagasisidet sellele, et kas te olete tundnud, et see on nagu päriselt midagi muutnud ka kelleski? Ma võin võtta selle kohe ette, sellepärast, et eile õhtul oli minu jaoks küll täielik silmi avav, kui ma nägin, kui palju inimesi on siia kokku tulnud. Muidugi triibupastat kuulama, aga kui paljudele ma sain plaksu anda ja tere öelda, see näitas, et kui sa teed videoid TikTokis, sa näed küll, et wow, 50 kuni mingi 100 000 vaatamist on videole, see on number lihtsalt. Ja sa tuled kuhugi päris reaalsusesse ja sa näed neid inimesi oma silmaga ka, siis endal tekib see kogukonna tunne, et wow, et ma olen loonud midagi, mis meeldib paljudele inimestele ja me saame kõik üheskoos nii-öelda siis oma meelt lahutada läbi nende videote. Aga kui me võtame spetsiifiliselt mingi ühe video, kus ma olen näinud, et mingi kogukonna tunne on tekkimas, siis see oli see, et kui tuli uudis, et Coop ostab Prisma ära, siis ma tegin video kohe, et ei, me tõstame kõik käed ülesse ja hakkame annetama nüüd raha Prismale, me toome nad finantsilisest seisust tagasi positiivsesse seisu ja me ei anna ära oma Prismat. Ja see sai nii palju nagu tagasidet ja tähelepanu, et kui TikTokis on näha ka nagu negatiivseid kommentaare, siis puhtalt selle video all oli sadu positiivseid kommentaare, kes olid, et jaa, Prisma jääb Eestisse, ei lähe ta mitte kuhugi. Nojah, aga samas sa hakkasid mingit sinepi värki täiega ajama ja siis pandi nüüd kinni ära ju see mässamine, nii et... Tead, ma ütlen sulle niimoodi, et mina ei ole mingit sinepi värki hakanud ajama, vaid meil oli lihtsalt üks video, kus mina andsin Kasparile sinepilt süüa ja sellest tekkis mingisugune fenomen, kus inimesed olid, et Steven Raidmets armastab südamest nii palju sinepit ja ma läksin sellega kaasa ja ma hakkasingi sinepit armastama ja see läks nii hulluks, et mul on sinepisärk, mul on kodus üle 10 erineva sinepiliigi, ma sain eile kingituseks mitu tuubi sinepit, asi on läinud üle käte, ma ei tea, millega ma olen hakkama saanud ja ma ei tea, mida ma edasi peaksin tegema selle sinepi võimuga, mis minu kätte on usaldatud. Nii et sul on mingis mõttes teatud tekkinud nagu sinepi kogukond enda ümber. Sina kui sinepi põhimõtteliselt võib öelda connoisseur tänapäeval juba prantsuse. Ambassador, ma olen sinepi ambassador. Jah. Et kui sul ikka nii mitu erinevat sinepiliiki kodus on olemas, et siis see on ikka uhke saavutus. Aga mitu erinevat sinepiliiki sa ise tead? Ma ei ole kunagi sinepit söönud isegi. Dijon. Väga hea. Sinep, ma rohkem ei tea. Mis veel? Inglise sinep? Põltsamaa sinep. No siis on see kange sinep, siis on Soome magus sinep, siis on honey mustard, siis on mingi spicy sinep, siis on American yellow mustard sinep, siis on valgeteraline sinep, siis on mingi jõhvika sinep, siis on veel mustika sinepid, siis neid sinepiliike on nii palju, et neid võidki jääda ette lugema ja ega ma ei teadnud ka, et neid eksisteerib nii palju.
aga jah, see on siis minu Sinepi kogukond. Võib-olla ma peaksingi tegema minu Sinepi lapsed. David, kas sul on ka olnud, sa küll selline väiksem sisulooja meel? Jah. Ära pisenda, ma vaatasin Davidi kontot ja ta on väga heas punktis enda karjääris. Aitäh. Mulle pandi ära praegu ja isegi päris asja eest pandi ära. Et kas sa oled ka tundnud, et on sulle nagu tänaval tuldud, et jõu, seda TikToki ma nägin või tutvusringkonnas või üleüldse mingi asja üle, mida sa oled netti postitanud, et kas on tuldud, et jõu, see mulle meeldis. Sa oled ju meil muusikakarjäär ja kõik. Jah, mul on see, et ma nüüd olen hakanud rohkem nagu aktiivsust pidama seal sotsmeedias, et muidu oli see, et hästi harva postitas midagi sotsmeediasse, aga ma sain aru, et ilma selleta ei saa ja nüüd olen aktiivsem selles ja ma ei tea, nagu otseselt ei ole, nagu ma ei ole midagi sellist nagu breakthrough mingi asja teinud, et inimesed on täiega nagu kaasa läinud ja rääkinud ja kuskilt tänavatelt on tuldud ütlema, et jah, et jumala fair point või mis iganes, et kuna ma enne juba rääkisin ka, et mul tegelikult sotsmeedia on praegu suunatud rohkem muusika asjadele nagu kogu selle muusika valdkonnale, siis see ei vaata, see on nii spetsiifiline valdkond, et kõik ei tulegi nagu rääkima sellest, et keegi nõustub, keegi mitte, et kui ma selle, ma ei tea, Eurovisiooni Vanilla Ninja kohta tegin TikToki, siis seal rahvas hakkas kohe huugama nagu kommentaariumis, et noh, et sitt valik oli, vabandust, aga noh, siuksed olid kommentaarid, noh. Et kohutav valik ja et järgmine aasta saadame paremat rast, on ju, siukest värki nagu, et seal tekkis see arutelu siis nagu kommentaariumis. Tänavatel vahest harva tulevad ja nagu inimesed, et ma nägin siin TikTokis ja täie content ja muusika poole pealt ka vahest harva, jah. Siuke etapp on praegu elus. See on siuke tasa ja targu protsess, et algus ei saa seda lumepalli veerema, pärast ei saa seda lumepalli kuidagi pidama, nii et võta rahulikult, kuhugi kiiret ei ole, sa oled meeletult noor veel tegelikult ja sul on neid aastaid veel nii palju minna, et nii-öelda seda usaldust enda vaatajatega tekitada ja mingisugust sidet soovitan. Ma ei ole muidugi kõike su videoid näinud, võib-olla sa oled seda juba teinud, aga ava ennast, me tahame rohkem teada saada sinust, kes sina ise oled, et me saaksime sinuga samastuda, leida võib-olla ühiseid iseloomujooni ja läbi selle sa ehitadki oma kogukonda. Kui inimene tunneb sinu kohta mingit ma ei tea, sügavaid fakte või mingeid, noh, mis iganes, siis sellega tekib side. Ja oskab relate'ida nagu äkki ja siis jah. Noh, ma ei tea, minul kuidagi läks Sinepäsi väga crazy'ks, et järsku oli see, et kui inimene läks külmkappi ja nägi Sinepit, siis ma sain tagasisidet, et Steven, vaata. Keegi tegi video, et ta läks hot dogi tanklast ostma ja siis küsiti, mis kastet tahad saada. Ja siis ütles, tahaks seda Steven Raimetsa, palun, vaata. mõtles siis Sinepi peale kohe. Et ava ennast, saame rohkem tuttavaks, kes sa oled, mis su eesmärgid on, miks sa seda asja üldse teed ja läbi selle saab elada kaasa sinu nii-öelda teekonnale ja arengule ka. Noh, jah, hoida. Nagu me siin sisuloomest ja enda avamisest rääkisime, et kas teie arust on ka mingid, et kui contenti luua, on ju, et kas seal on ka nagu teatud piir, et mis nagu asjad, mis nagu, noh, need on nagu seaduse järgi, kõik on õige ja nagu kõik on õige ka moraalselt, aga kas teie arust jookseb ka kuskil piir, nagu teil endal või üleüldse võiks olla ühiskonnas see piir, et mida nagu ei tohiks contendis ületada, et kuhu nagu, olgu see mingid teemad või on nagu fair game? Ma ütleks, et teise inimese maha tegemine avalikult. Nagu jah, tegelikult seadusega vale fakte teise inimese kohta, see on vist, ma ei mäleta, mis see täpne nüüd, defamation on vist inglise keeles või? Ma ei tea, mis see eesti keeles oli enam, aga igatahes teist inimest maha teha ebaõiglaselt internetis minu meelest on väga, väga alatu, sest et me ei tea, mis on kellegi motiivid, mis on kellegi elutee, et palju eeldatakse, et võis olla kellegi motiiv pahatahtlik, aga noh, see ei pruugi olla tõsi, nii et olge mõistvad ja
internetis on võimalik igat asja pöörata kellegi teise vastu, nii et Eesti on liigi väike, hoiame kokku ja kui kellelgi on mingi probleem, rääkige omavahel privaatselt, seda asja ei ole minu arust internetis vaja nagu lahmata, et me ju siin näeme suured tegijad, kes ma ei tea, mina esitaks küll nõudekirja. Kes pesevad oma musta pesu sotsiaalmeedias ja minu meelest see asi läheb vahepeal nagu ikka väga koledaks, et ma ei hakka siin praegu nimesi nimetama, aga me kõik teame, mis üksikema skandaalid siin näiteks on käimas, on ju, et see on väga kurb näha. Aga kas teie arust, ma tean, ma ei oska Eestist praegu konkreetselt näidet tuua, aga vahepeal oli hästi levinud need ette planeeritud beefid, et ületada uudiskünnist, jõuda meediasse, kuigi tegelikult kaadri taga ollakse sõbrad edasi, aga nagu ajakirjandusele tehakse hetkeks nägu, et tegelikult me ei saa üldse läbi, et me oleme mingis jõhkras tülis. Et kas teie arust see on okei sellist asja teha puhtalt nagu populaarsuse jaoks? Jah, mina ütleks küll, et see on niisugune marketing move nagu, et sa saadki sellega nagu tähelepanu rohkem juurde ja miks nagu mitte, miks mitte. Et kui see ei lähe nagu käest ära vaata, siis on ju täiesti fine sellist asja teha, et kõik võidavad selle arvelt, jah. Ma ise ei ole harrastanud sükst asja, ma isegi, ma tean, see on USAs pigem teema, mingid räpparite vaheline mingi beef. Eestis, okei. Ja Andrei Sevakin versus Sam, on ju. No see ei ole päris beef, mis toimub, et Sevakin teeb Sammi soeng üle nalja ja siis Sam on mingi, saadab teda igale poole, et no see on fake ilmselgelt, aga see ongi siuke sõbralik, no ma saan aru, et see on fake, on ju. Aga kui hakata näiteks oma mingi armeed kellegi teisele peale saatma, selles mõttes, et peas, et see asi lõpeks kuidagi täiesti mõlemale osapoolele kasulikult, et väga lihtne on mingit asja üle kätega ajada, aga ma ei tea, mingid sükest marketing-standid on nii sotsmeedias vajalikud, sest et meil Eestis ei toimu väga midagi sükest, et meil ei käi paparatsid ringi pildistamas mingi, ma ei tea, et oi, Sam sõi hoopis kala, mitte kana, et meil ei ole mingi TMC-d ringi jooksmas, meil on vaja ise tekitada mingisuguseid olukordasid. Aga me oleme ka niimoodi, TikTokis on hästi palju noori, on ju. Ja kuidas te ise nagu tunnete? Ilmselgelt te ise ka nagu tarbite sisu, on ju, sotsiaalmeedias. Et kuidas te ise olete täheldanud, et kas noorte arvamused või nagu, kas läbi selle sisu, mida nad loovad, et kas nagu nende hääl ka nagu kõlab tugevamini, kui see muidu kõlaks? Jah, kindlasti. Me võime ette võtta kohe samamoodi, oli ju bränd, kes esitas sisuloojale nõudekirja. Oleme kursis selle ilubrändiga ja kuidas terve internet võttis sõna sellel teemal ja tegi kindlaks sellele brändile, et see asi, mis sa hetkel tegid, on ülekohtune ja ebaõiglane ja see lõppes niimoodi, et see bränd ikkagi vastutas oma tegude eest. Nii et inimeste häälel on võim ja see võim ei tohiks mitte kunagi ära kaduda. Meie hääl on valim ja meie hääl on tähtis. Nii et oma arvamuse avaldamine on ka tähtis. Mitte käia trendidega kaasas, vaid ise omada enda isiklikku arvamust minu meelest siin tänapäeval on vajalik ja see on see, mis tegelikult aitab Eestis teha parema Eesti ja üldse hoida seda kogukonda ka ikkagi. Mul ei ole mitte midagi lisada. See on väga fair point, lihtsalt üks asi on see, et kuna sotsmeedia on reaalselt nagu tänapäeval juba mingi 4-5 aastas saadik, nagu sa istud nagu telefonis, on ju, et probleem on see, et kuna seda arvamust on nii lihtne mõjutada just noorte seas vaata, siis ongi see, et kus jookseb see nagu õige tee vaata, et nagu, sest paljud inimesed kasutavad seda enda kasuks lihtsalt ära, et kuidas selgitada seda just nendele noorematele, et mida nagu sotsmeediast nagu endale võtta midagi nagu mõtisklemiseks ja mida nagu mööda lasta lihtsalt nagu, et see on see koht, mis on veits. Ja sellega on ka nagu see, et sotsmeedia või muusika või filmid või ajakirjandus või ükskõik mis, see on nii kui sa oled alaealine, siis see on nii sinu kui ka vanema vastutus vaadata, mida tarbitakse.
sul on võimalik kuulata mingit väga satanistliku sõnumiga muusikat, on ju, ja samamoodi kujundab sinu elu mingit moodi või vaadata mingit propagandafilme, on ju, või noh, selles mõttes see info levik on igal pool, see ei ole ainult sotsiaalmeedias, see on absoluutselt igas platvormis, igal viisil, nii et mida ise tarbid, seda tuleb jälgida ja üldse, kuna sotsiaalmeedias see info levik on kiirem ja suurem, siis iga infokild võta lihtsalt pooltõena, et mina ise kontrollin hästi palju nagu mingeid asju üle, enne kui ma nagu võtan neid mingi faktipõhiselt. Aga noh, ühesõnaga, kui me võtame Eesti, on ju, ja meie teemaks on tegelikult, et kas üks TikTok võib muuta kogukonda, siis kuidas teie üldse võtate seda, mulle meeldib vahepeal lahata, et mida te mõistate üldse kogukonna all? Et mida see sõna teie jaoks tähendab? Noh, ma ei tea, kuna mina olen ise Võrust, vaata, siuke väike linn, ehk siis mina ütleks, et kogu see linna infra, tähendab kõik see struktuur, kõik need inimesed siin, et see ongi üks ühine kogukond. Et me peame siin kõik kokku hoidma, nagu me oleme siin palju kordi öelnud, et tuleb lihtsalt kokku hoida, sellepärast, et me oleme nii väike riik üleüldse, kui me räägime veel linnadest, mis on pisikesed, siis nagu sa ei saa siin niimoodi, sa ei tule toime, kui sa ei hoia ühte nagu. Ehk siis minu jaoks on kogukond ongi kogu see linna inimesed nagu on üks suur kogukond. Minu jaoks kogukond on nagu üks suur pere põhimõtteliselt. Kui minul on küsimus või minul on probleem, siis ma tean, et ma saan minna enda kogukonna juurde ja ma saan neid usaldada enda murega. Ja ma võingi öelda, et mul on siis oma kogukond tekkinud oma sotsiaalmeedias ja kui mul on päriselt ma midagi tahan teada või mul on mingi küsimus, ma teen sellest video ja see küsimus saab üldiselt alati ka vastuse või kui on vaja kedagi aidata ja me jagame seda muret sotsiaalmeedias, et näiteks ongi vaja annetusi koguda või mis iganes, et tuua mingisugusele probleemile rohkem tähelepanu, siis ma tean, et ma saan minna enda kogukonna juurde, rääkida ära selle loo ja see kogukond tuleb kokku ja nad üheskoos aitavad ja minu meelest see kogukond on suurem kui lihtsalt kas minu jälgijaskond või mingisuguse Andrei Sevakini jälgijaskond või ma ei tea, Võru Huubi jälgijaskond, et kogukond ise üldse on meie Eestimaa rahvas, et kui me tahame siin elada ja me tahame, et meil oleks siin hea elada, siis minu silmis see peakski olema niimoodi, et me saame üksteist usaldada, kui on mure, siis ma ütlen alati, et ei ole probleeme, on ainult lahendused, nii et ilmselgelt maailmas on ka pahatahtlikuid inimesi, aga nad ei ole minu kogukonnas. Ma olen omas energias ja need inimesed, kes mind jälgivad, me oleme kuidagi kõik sama vibe'i peal nii-öelda ja sa tegelikult ju attractidki inimesi, kes on sinuga siis mingis mõttes sarnased. Nii et sinu jaoks siis kogukond on selline, et ta ei ole selline, et ta Võru linn või kuidagi Setomaa või mis iganes, aga ta ongi selline mingi kogus inimesi, kes on kõik nagu ühe nagu eesmärgi, ühe huviga, toetavad üksteist, on toeks, pakuvad abi ja nii edasi ühesõnaga. Jaa, vahet ei ole, oled sa eestlane, ukrainlane, venelane, soomlane, lätlane, leedukas, mis iganes, valge, must, kollane, kokkuvõttes oled sa inimene ja kui meil on maailmavaated ja mõtted kattuvad, siis me oleme osa kogukonnast ja me oleme osa milleski suuremast tegelikult, sest et me kõik liigume tegelikult ühe eesmärgi nimel ja see on lihtsalt see, et meil oleks siin maailmas kõigil hea olla. Nii et nii lihtne see ongi minu jaoks. Aga mõlema teie kogukondades on tegelikult hulganisti noori ja kindlasti te nagu tunnetate seda mingi määrani, aga
kuidas teil endal nagu mulje on, et kas Eestis üldse võetakse noorte arvamust nii, kas seda võetakse piisavalt palju arvesse, kas seda võetakse täpselt parajalt arvesse või mine tea, võib-olla peaks hoopis nagu vähem arvesse võtma noorte arvamust, et kuidas teil endal nagu see vaatepilt on jäänud? Tahad, ma võtan? Ma võin võtta. Ma lugesin hiljuti Albert Einsteini ühte tsitaati, et ära võta kõike tõena, mida ütleb sulle vanem inimene, sest et ka rumalad inimesed saavad üks hetk vanaks. Nii et mis ma sellega öelda tahan, on see, et ma ei pane intelligentsile vanust, kui sa oled minust noorem või sa oled minust vanem, mind see ei huvita, mind huvitab see, mis vestlus meil on, mis sõnum sult tuleb ja mina saan inspiratsiooni ja ka teadmisi endast noortematelt kui ka endast vanematelt, nii et noortel on hääl ja ma väga näen tegelikult ja innustan veel noori olema valjud ja enda mõtteid edasi jagama, sest et ikkagi Eesti tulevik on ka noored, kui ka on ka vanemad inimesed. Nii et kõigil on ühtne hääl. Jah, ma ei tea. Minu jaoks on see, et minu arvates noortel on nagu hästi palju võimalusi tänapäeval antud, et nad saaksid enda häält kuuldavaks teha, aga noorte seas on ka see, et nad kardavad väga tihti enda arvamust nagu avaldada, sellepärast, et nad ei tea, mis pärast nende sõbrad mõtlevad, nagu, et äkki nad ütlevad midagi lolli, vaata, et nagu et on võimalused antud, aga noortes endas pole seda julgust nagu veel tulnud, et sest see on, ma ütleks, et see noortele hääle andmine on nagu suht siuke algne faas veel, et nagu, sest muidu oli alati see, et istuvad vanemad mehed istuvad seal ja otsustavad kõikide eest, nagu et kindlasti tuleb noortele anda kõik need võimalused ja sest et meie peame siin veel elama 50, 60, 70 aastat, samal ajal kui need nagu juba oma elu ära elanud nagu inimesed ei ole enam siin nii kaua, ehk siis nagu noortele peaks rohkem häält andma. Või noh, ühesõnaga noored peaksid ise rohkem rääkima. Ma nõustun jah, et noortel on hääl, kasutage seda valjemalt ja olge julged. Ma olen isegi 10 aastat tagasi, kui ma olin 16-15, siis tunnistan, et võib-olla minu arvamus või hääl segunes sellega, mida ma nägin, et minu sõbrad mõtlevad või räägivad. Et muidugi lihtsam on ju minna nii-öelda selle massiga kaasa, et mis on see ühtne arvamus, aga kui sul on mingi teine arvamus või teised mõtted, väljenda seda sellepärast, et läbi selle tekib arutelu ja läbi arutelu tekib ka mingi muudatus või lihtsalt üldse läbipaistvus ja arusaamine, nii et vestlused on väga vajalikud siin elus nii noortel kui ka vanematel inimestel. Aga kas teie arust annaks seda nagu just seda nii-öelda julguse alustada probleemi kuidagi nagu ühiskonnana lahendada ka, sest ma võin enda näitel tuua, et mulle kunagi tegelikult ei meeldinud, ma vältisin kaamera ees olemist nagu ma ei tea mida. Vahepeal, kui fotograaf tuli pilti tegema, siis mina kas seisin fotograafi kõrval või fotograafi taga, sest sinna ta ei saa mind pildistada. Ja mul see julgus tekkis tegelikult niimoodi, et just nagu videoga kaamera ees olla niimoodi, et mind filmitakse, mul see julgus tekkis niimoodi, et meil oli Facebookis üks kampaania käsil ja siis mind kutsuti nii-öelda ühte rolli lihtsalt mängima. Ja siis tuligi, video sai valmis, kutsuti, aga siis mulle hakkas see meeldima. Siis see ei olnud enam see, et okei, no davai, teil on vaja kedagi, kes nagu... Ma mäletan, et see oli niimoodi, et neil oli, seal tseenis oli vaja arsti juurde mingit venda, kes, kuidas öelda nüüd seda poliitkorrektselt, on natukene laiem kui teised. Ja siis ma läksin vabatahtlikult sinna ja olin ära seal tseenis, aga tegelikult see andis mulle mingis mõttes nagu julguse uuesti seda teha, sest ma nägin, et see päriselt see toimis, see tseen töötas seal, see nagu nali, huumor, kõik jooksis, aga nagu kas teie arust,
et mulle nagu selline julgus tuli just selles osas, et mind kaasati, nähti seda, et okei, ma päriselt annan sinna mingi panust juurde, et mul on nagu, ma toon väärtust sinna justkui. Et kas teie arust ühiskonnana oleks nagu võimalik seda ka teistes tekitada? Jah, ma ei tea, ma olen selle peale tegelikult mõelnud, et kus see probleem nagu tekib algselt ja minu jaoks, kuhu mina olen jõudnud, on see, et reaalsus on see, et hästi paljud koolid näiteks, et õpetajad elavad selle vana süsteemi põhjal ja siis ongi see, et kõik see vana süsteem, kooli vana süsteem ei tööta enam tänapäeval tegelikult nii, nagu ta võiks töötada. Et lihtsalt toodetakse halli massi, kes peavad samamoodi mõtlema, kes on nagu lihtsalt nagu, ongi lihtsalt halli massi tootmine on lihtsalt koolid, et väga paljud koolid, mida ma olen näinud, kuidas näiteks Tartus erakoolid on, seal on täiesti teistsugusem süsteem loodud ja noored on palju avatumad, nad räägivad palju rohkem kaasa, nad oskavad enda emotsiooni ja nagu enda probleeme paremini väljendada, et neil on seal mingid draamatunnid, kus nad õpivadki kõike seda ja minu jaoks on probleem see, et me ei ole nagu seda kogu koolisüsteemi muutnud tänapäevasemaks, et see on kõik sama, nagu oli vanasti, aga elu on nii palju muutunud, et ta ei ole enam selline ja kodus tuleb ka kindlasti see, et kui palju keegi julgeb. Ma arvan, et sa läksid väga õiges suunas ka, kuhu mina tahtsin minna, et see probleem algab kõik algusest, on millises keskkonnas sa oled, milline on sinu kodune keskkond, milline oli sinu lasteaiakeskkond, milline on sinu koolikeskkond. Kui su koolikeskkond on selline, et sa võid matteõpetaja küsib, palju on 2+2 ja sa ütled 5 ja selle peale hakatakse naerma, siis sa ei tahagi rohkem vastata lihtsalt, sellepärast et sind võetakse ette, kui et sinu arvamus on vale või nagu, ja okei, 2+2 ei pea olema 5, aga sul on julgus, et oma arvamust avaldada ja läbi selle vestluse me saame aru, et 2+2 on 4, on ju. Et kui sul on kodus selline keskkond, kus sa saad vanematega avatult rääkida, ma võin öelda, et minu lapsepõlves ei olnud sellist keskkonda, et ma saaksin minna murega oma vanemate juurde, sest ma kartsin nagu reaktsiooni saada sealt ja ma olingi oma muredega tihti üksinda just. Nii et, ja ma olin väga see inimene, kes tegelikult oli sõpradega, aga alati olin rõõmsa näoga isegi siis, kui mul ei olnud rõõmus olla. Ja see nii-öelda avatus minul, päris autentne avatus tegelikult võis alles juhtuda mõned aastad tagasi, kus ma võtsin vastutus oma elu eest, sain aru, et asjad, mida mina teen, on minu vastutada, sõna, mida ma ütlen, on minu vastutada ja ma ei pea võtma kuulda teiste inimeste arvamust, kui nii mina meie maailmavaated ei kattu oma vahel, et ma ei tea, ma tahan teha sisuloomet ja sa naerad selle peale, et see ei ole päris töö, siis see on fine, see on sinu arvamus, see on väga, väga okei seda arvata, et ma lihtsalt ei võta seda kuulda, aga see on väga raske probleem, mida lahendada, sest et meie siin kolmekesi seda ära ei lahenda, see võtab, ma arvan, aastakümneid aega ja see ongi süsteemi muudatus, et teha noortele selgeks, et arvamus on okei. Ja valesti arvata on ka okei. Et lolle küsimusi ei ole, jah? Jah, lolle küsimusi ei ole, kuigi seda korrutatakse, et ei ole olemas lolle küsimusi, siis ikka tekib see tunne, et no ei taha ikka lollist öelda, ei taha valet vastust öelda. Yeah. Ega ma mäletan, et mulgi kooli ajal oli see, et eriti nagu ei tõmmanud vastama, sest oligi see, et okei, vastad valesti, siis kohe kuuled kuskil keegi itsitab, on ju, et see vendi ta ju üldse piiti, on ju. Ja ka siis võib-olla seal see nagu avatus kaobki mingis mõttes ära, et võib-olla, ma arvan, et olete täiesti nagu õigel suunal sellega, et võib-olla see muutus, et peabki algama just nagu lasteaiast tegelikult juba ja läbi kooli kestma, et äkki see vastus nii-öelda peitubki mingis mõttes selles, kuidas me nagu üles kasvame. No esimesed 4 aastat on see, mis kujundab inimest, nii et see on väga tähtis keskkond, kus olla, nii et peredele lihtsalt ütlen, et rääkige oma lastega. See võib olla keeruline, sest lapsed,
ma ei tea, vähem mina olin lapsena see, kes ikka tegi nägu, et kõik on hästi, aga tegelikult ei olnud kõik hästi. Ma ei tea, kuidas teil vanematega oli. Jah, saan relate ida sellega küll, jah. Jah, kui see on nagu valus, kuigi ma tean peresi, kus nagu ongi, kui on midagi on halvasti, siis nad saavadki rääkida oma vahel ja see on nagu tore näha, et on ikkagi selline avatud keskkond olemas, et ma väga loodan, et see on normaalsus, et enamustel ei ole selline kogemus nagu mul, et pigem vaikin ja olen ise oma muredega. Aga kui me võtame nagu niimoodi, et kõik ei olegi sisuloojad ja kõik ei peagi sisuloojad olema. Et kui me võtame nagu kogukonna muutused just nagu niimoodi laiemal tasandil nii-öelda, et otsustajad ja tähtsad isikud ja nii edasi. Et kuidas te ise tunnete, et natukene te ikka olete kokku puutunud, näinud, kuulnud, et kas teie arust selle asemel, et noored peaksid rohkem enda arvamust avaldama, kas seal on nagu ka see mündi teine pool, et rohkem peaks noorte arvamust küsima? Kuidas te ise tunnetate? Ma ei tea, jah, see on keeruline küsimus selles mõttes, et küsima peaks alati rohkem nagu. Ma lähen nüüd teemast täiesti kõrvale, lähen noortest eemale, väga vabandan. Et mul oli hiljuti selline olukord, kus ma nägin ühte vanemat daami ratastoolis ja ma nägin, et tal on vaja abi, aga keegi ei aidanud teda, keegi küsinud ka, kas sul on vaja abi. Ja üks selline küsimus siis minu poolt lõppes sellega, et me olime ligi 2-3 tundi koos, vestlesime, ta oli Hispaaniast pärit ja see lõppes sellega, et ma ostsin talle Tallinnast lennupiletid Stockholmi, viisin talle uue telefoni, ostsin talle SIM-kaardi ja aitasin tal natukene jalad alla tõmmata ja tal oli väga hädasti Stockholmi vaja saada, tal ei olnud raha. Ja see kõik juhtus lihtsalt sellepärast, et märka ja küsi. Kui praegu me ei räägi otseselt sellest probleemist, et keegi noor võib olla hädas, aga lihtsalt küsid, et kuule, kuidas sul nagu päriselt läheb? Nagu ma küsin sõpradelt seda nüüd ka, rääkige mulle ausalt, kuidas teil läheb nagu. Sul on mingi jama, suhtleme, räägime, sellepärast, et ära ole üksinda selle murega. Ja avatus tekibki niimoodi, kui me lihtsalt räägime enda igapäeva asjadest, isegi kui sul kõik hästi on, väga tore, jaga, aga vestlused on väga vajalikud. Me läksime täiesti teemast kõrval. Sinu küsimusele nüüd vastates on ju, minu meelest see teine pool, see mündi pool ei ole see, et peaks rohkem küsima noortelt, vaid on see, et kui noored tulevad ja räägivad nagu asjadest, siis võtke päriselt ka kuulda, sest et nii palju on neid asju, et nagu, et need noored, nad ei tea midagi, et meie teame paremini, tullakse, räägitakse, on ju, tahame seda, tahame toda, teeme ära, on ju, siis öeldakse, et teis on loll, vaata nagu, et see on tegelikult ka minu meelest päris suur probleem, et ei võeta tõsiselt neid nagu, et noori ei võeta tõsiselt, et ja kuulame ära, aga teeme ikkagi nii, nagu meie tahame, et nagu see on pigem probleem, mitte see, et ja siit tulebki see, et võikski siis nagu küsida ja siis päriselt ka kuulda võtta. Jah, et siin vahepeal kiskus suht nagu tiipiks ära, et väga auväärt tegu, teema oli, jah? Väga auväärt tegu, et mind tõmbas ka nagu täitsa mõttesse selle peale, et tõesti respekt. Aga jah, ma nõustun sellega, et arvamust küsitakse. Ma olen ise olnud selles positsioonis tegelikult noorena, kus minu käest on arvamust küsitud ja siis mulle on tegelikult valetatud ja siis ei ole minu arvamust kuulda võetud ikkagi. Sest ma mäletan, et ma küsisin ühe väga ausa küsimuse, kus mulle öeldi, et mitte midagi ei ole veel otsustatud ja siis mulle tegelikult 2 lauset hiljem öeldi see otsus välja. Samas vestluses, kus minu küsimusele ei vastatud, öeldi, et miski ei ole lõplik, siis 2 lauset hiljem oli juba see, et tegelikult on asi otsustatud ja tegelikult on asi lõplik ja me tegelikult lihtsalt näitleme seda, et me küsime teie arvamust. Tegelikult kõik on paigas juba. Et see ongi nõme nagu.
ma tahaks veel vahele öelda siia seda, et minu meelest võib-olla kui me lähme nüüd kuhugi valitsuse tasemele, siis ma tunnen, et ei osata võib-olla noortelt küsidagi. Et isegi kui tahetakse küsida, siis kuidas sa jõuad selle nooreni, et üldse küsida, et kuule, et milline me tahaks, et Eesti üldse tulevikus välja näeb, et ma nagu vahepeal näen mingeid statistikaid ja asju, aga siis ma mõtlen, et kes need inimesed vastavad, et ma ei ole saanud ühtegi küsimust, et kes teile vastab nendele asjadele? Sul on vedanud, kogu aeg helistatakse, kas oleks pool tundi aega vastata küsimustele? Aga kes helistab, mida nad küsivad? Mingi, kes see on Norstat? Norstat helistab. Ja mida nad küsivad? Küsimusi. Ma ütlen kogu aeg, mul ei ole aega, ma ei viitsi vastata. Küsivad Eesti tuleviku kohta või? No igasuguseid asju küsitakse seal kogu aeg, kõik need Norstati statistikad, nagu kõik need asjad, nad helistavad, lihtsalt helistavad sulle mingi hetk, kui sa ütled sulle aega, siis nad helistavad sulle veel mingi 2. Aga kas see olegi siis näed täpselt see asi, et ei osata noortelt küsida? Jah. Mis helistad? Noortele ei meeldi helistada tänapäeval. Saad nagu... no see on ka asi, mida ma ei oska lahendada, kuidas sa küsid siis noorelt, võib-olla ongi mingi sotsiaalmeedia kampaania, võtta ette ja ma ei tea, skänni QR kood ja saad mingi tasuta saab või võiku endale. Mu meelest on nagu seda tehtud ka, et sotsmeedias on pandud need nagu Google Formsi need nagu küsimustikud ja äädid on nagu pandud raha alla, et igal pool on äädid sellest. Aga mina nagu, ma olen nii skeptiline, ma ei ava seda linki, nagu kui ma näen mingi, et mine vasta küsimustikud, ei, ma ei lähe vaata, nagu sa raudselt küsid mu käest mingi infot ja siis sa mingi, ma ei tea, võtad maja minu nimele vaata või midagi nagu. Või lõpuks lõpetad vitamiinide tellimusega või midagi. Ja täpselt, tellid münti, mida sul ei ole vaja või midagi. Et see on ka tegelikult, ma mõistan ka teist poolt, et ongi võib-olla raske noort kõnetada, sest et ei osata nagu, ei osata seda õiget viisi leida, kuidas me jõuame üldse nagu nende noorteni, kes tahavad kaasa mõelda ja kes tahavad enda arvamust nagu nii-öelda avaldada. Võib-olla keegi lahendab ära selle mured, ehk mingi eesti.ee portaal mingi, ma ei kujuta ette. Võib-olla see Insta-aadsid tõesti tunduvad väga kahtlased, ma ei julge avada ühtegi reklaami niisama. Jah, no see näiteks ongi, näiteks Võru Huub on tegelikult see koht, kus ongi see põhimõtteliselt üks platvormi osa on ju, et sa lähed sinna enda probleemiga ja siis seda räägitakse edasi, vaata, nagu ongi, et see on siuke vahendaja põhimõtteliselt, et minu meelest see on praegu kõige parem süsteem olnud, mida ma olen nagu kõrvalt näinud, mis on päriselt toimima hakanud, et noored tulevad, seal töötavad ka nagu inimesed, kes on rohkem sinu eakaaslased, sa julged sinna minna, sa räägid nendega, sealt edasi juba need inimesed tegelevad sellega ja kaasavad sinu kogu protsessi nagu. Et see on praegu süsteem, mis on minu meelest päris hästi toimima läinud, et noored on palju julgemaks muutunud tänu sellele, need noored, kes on siia sattunud selle näiteks Võru Huubi kogukonda, et nad on palju enesekindlamad ja julgemad endas nagu. Et seda on nagu äge vaadata. Siit ma julgen isegi lausa isikliku näite tuua, et ma olen Huubis olnud umbes mingi 2-3 aastat juba liige, mingi 2-3 umbes, nüüd võib-olla rohkem isegi natukene, aga see julgus on tõesti, kui keegi oleks minu käest 3 aastat tagasi küsinud, et kas ma olen Võrus nagu pargis kuskil diivani tugitooli peal ja räägin mikrofoni niimoodi, et nagu PA-st kõlaritesse kostub nagu üle mingi ala, ma oleks öelnud, et hull oled või. Aga üllataval kombel me oleme siia jõudnud ja siin me oleme. Ja tegelikult siin veel üks näide veel tegelikult, et kogu see noorteala on tegelikult ju algusest lõpuni noortega korraldatud. Noortega koos noortele korraldatud. Nii et äkki ma ka nõustuks, et see võib-olla on üks vorm, kuidas seda nagu edendada. Et keskuse süsteem luua nagu. Sest ega ma nagu kui aus olla, ma saan 22 on ju. Jätkuvalt, ma ei ole kindel, kas ma tohin linnavalitsuse hoones käia nagu küsimas asju, sest ma ei saa aru, kuidas süsteem töötab, vaata. Ja ma julge näiteks Võru linna mingi asju käia sealt küsimas, siis ma lähengi nagu Huubi vaata, küsin sealt ja siis nemad nagu uurivad ja siis saangi vastuse, sellepärast, et see süsteem on hästi segane, nagu kui me räägime linna struktuurist ja kõigest sellest nagu, et kogu see majandus, see on väga raske asi, millest aru saada, eriti kui sul ei ole eraldi neid tunde ja kõiki asju vaata, et selle süsteemist aru saada, siis sa ei oskagi midagi teha. Ne?
noorena, mõtlen. jah, no ma võin ma ei ole küll Võru linnast, aga mul on näiteks kohaliku omavalitsusega üks siuke kokkusattumus, et kui sina ei tea, kas sa võid linnavalitsuse hoones käia, siis mina andsin kunagi enda vallale märku, et jõu, mul on kodutee peal puu ees ja see on nagu teie tee, teie peate selle puhtaks tegema. Ja siis ma sain isegi natukene sugeda, et põhimõtteliselt, et ma pean nüüd tööd tegema. Nii et siinkohal ütleks, et shout out Setomaa vald, et väga vinge kogemus oli. Ja, aga võtsid sae siis kätte ja läksid saagima seda puud tee peal või? Samal päeval tuli mees lõikas ära. No võt, no. Nii et tegin oma suu lahti ja tegelikult sellel oli tulemus ka kohe kaasas mingi 3 tunniga, nii et peab olema julge ja oma häält kasutama. Aga mis su see nüüd meie vestluse see põhiküsimus oli? Tuleta mulle uuesti meelde. Et kas üks TikTok võib muuta kogukonda? Me oleme natukene sellest teemali läinud, rohkem sellises noorte kaasavuse teemale, aga tegelikult... Ma võin öelda, et üks TikTok võib muuta elu, üks TikTok võib muuta mingi äri, üks TikTok võib muuta artisti karjääri, üks TikTok võib muuta samamoodi ka kogukonna. Ja see ei ole see, et TikTokil on võim, vaid et sinu häälel on kokkuvõttes võim. Ja kui sa oskad oma häält kasutada, isegi kui see juhtub kuidagi kogemata või läbi õnne, siis kokkuvõttes on see, et sinu häälel on suur võim ja see võib tuua muutusi. Nii et me jõuame tagasi lõpuks ikka sinna, et vestle, räägi, ava ennast ja ära karda. Ma luban sulle, et siin maailmas on rohkem häid inimesi kui halbu. Aga kuidas te tunnete, et kas TikTok annab seda nagu võimet midagi muuta ainult läbi selle, et ma postitan midagi või kui ma näiteks julge postitada, kui ma lihtsalt likein, share'in, repostin, et kas sellel on ka mingi mõju, mida nagu saab nii-öelda võtta? Jaa. Engagement, see viib selle suuremaks ju, nagu see pushib seda teistele inimestele, rohkem inimesi näeb seda, rohkem räägivad kaasa ja nagu see ongi, minu meelest ongi sotsmeedia üks parimatest asjadest on see, et väga lihtne on just enda häält anda suurele rahva nagu, suurele rahvamassile, kes on sinuga sama meelt, kes on valmis nagu liikuma selles valdkonnas ja tähendab selle eesmärgi nimel. Et see on hästi äge, et meil on sellised võimalused tänapäeval olemas. Kui sa repostid või jagad mingit, ütleme, keegi tõstatab mingisuguse teema ja sa nõustud selle teemaga, sa jagad selle edasi, tähendab seda, et sa jagad seda häält. Sa ei pea tegema eraldi TikToki ja ütlema, et jaa, ma olen täpselt sama vaibi peal, kuigi see on hästi tore, kui inimesed ka avaldaksid veel lisaks oma arvamust, aga juba sellest piisab, kui sa jagad kellegi teise mõtteid edasi, mis võib liikuda siis muudatuseni, nii et jõuame jälle 6. korda sinna, et palun, räägime, vestleme ja noored avage ennast ja isegi kui nagu sa julge ennast nagu sotsiaalmeedias avada ja sa tahad nagu mingisuguseid muudatusi siin maailmas teha, siis ma arvan, et Võru Huub on täpselt see koht ka, kuhu siis noor saab tulla, avada oma arvamust sealsete olevate noortega ja üheskoos on ju võimalik väga palju saavutada tegelikult. Sest ka teil on ju mingisugune sotsiaalmeedia ka, ma olen märganud, nii et ühinege kogukonnaga ja tehke enda elamine paremaks, et mõtle, millises linnas või riigis sa tulevikus elada tahad ja mis sa tahad, et sinu ümber oleks ja või kui on kõik hästi, siis on ka tegelikult, ei pea probleemi tekitama kohas, kus ei ole probleemi, nii et kokkuvõttes me oleme ikkagi siin, et kõigil oleks hea olla ja ma loodan, et meil on kõigil hea olla. Sest et tegelikult me oleme ju ajastus, me oleme kõige paremas ajastus üldse, mis on inimajaloos olnud. Meil on kõige rohkem võimalusi, mis on kunagi olnud. Sul on, mitte kunagi ajaloos ei ole olnud nii lihtne saavutada, lihtne on vale sõna, nii palju võimalusi, et saavutada edu või elada tegelikult mugavat ja head elu. Et ma ei räägi nüüd, et sa pead mingi rikas või miljonär olema, mugav hea elu, ausalt öeldes kuskil metsa vahel väikses
podcast tundub ka väga mõnus, et need võimalused, mis meile kõigile on antud, neid tuleb ära kasutada ja me elame väikses Eestis, kus tegelikult on puhas, ohutu ja väga-väga meeldiv tegelikult elada. Ma olen elanud erinevates Euroopa riikides ja ma tulen alati Eestisse tagasi ja ma olen alati, et nagu meil on e-riik ja see on nii mugav ja siin on nii lihtne ja nagu mine Kreekasse, proovi endale pangakontot avada, sa avad seda 6 aega, see on uskumatu. Et see paberimajandus, mis igal pool on ja ega Ameerika parem ei ole selles mõttes, et Eesti on tubli, Eesti on ülimalt tubli ja paljud ei saa sellest aru enne, kui nad lähed välismaale ja nad vaatavad tagasi, et tõesti on hästi. Mul on endal ka selline kohe tuleb pähe see, kuidas ma kolisin Taani kunagi ja siis oligi see, et see paberimajandus on jõhker, et seal on kõik on nagu paberkandja peal, et sa ei saa mitte midagi teha läbi veebi ja kui on mingid veebilehed, kus sa pead endale ajakirja panema, et sinna kohale saada, siis see veebileht ei ole uuendatud aastast 2004, vaata need veidrad valged veebilehed sinise tekstiga, vaata ja sa mõtled, et mul võetakse kõik raha kontolt kohe maga, see on ametlik riigileht ja siis ma ikka mõtlen, et Eestis on ikka väga hea, et võtad lihtsalt telefoni ja mässad kõik ära. Ma saaks kohe praegu teha endale ettevõtte läbi selle telefoni valmis. Ma saan allkirjastada lepinguid selle telefoniga. Ma saan enda kõik mingi meditsiini ajalugu, kõiki asju vaadata, perearstiga suhelda läbi interneti, kui on vaja. Kõike saame tegelikult nii mugavalt teha, nii et tõesti, ma loodan, et noored ka, kes siia maailma sünnivad, saavad aru, millises ajastus nad on, sest et me oleme kuldses ajastus hetkel. Kui sul ümberringi vaatad, et tõesti meil maailma olukorrad igal pool ei ole head, siis sellegi poolest maailm ei ole olnud kunagi nii võimekas, kui see on hetkel. Nii et ja see võimalus, et me elame sellel ajastul on ka nii pisike. Nii et ma olen nagu ülimalt tänulik, õnnelik, et me siin oleme. Ma nõustun täiega sellega, et ei oskaks nagu ise paremini öelda, et jah, et ma isiklikult avasin siis, kui ma 18 sain ja ma nagu seaduslikult võisin päriselt nagu dokumente allkirjastada põhimõtteliselt, siis enne tegid ebaseaduslikult siis ma mõtlen ise ka enne mu allkiri ei tähendanud midagi, lihtsalt oli nagu üks suur näitemäng, et oi, mul on päriselt nagu... Aga ID-kaardil oli ju sul seal vaata allkiri oli jah, panka sain ka sisse no, täiesti mõttetu mingi kritseldas siin ID-kaardil jaa, reaalselt aga jah, et see siis kui ma 18 sain, siis ma kohe suhteliselt kohe peale nagu sünnipäeva avasin MTÜ ja oligi mingi okei, mul läks nagu mingi paar nädalat aega, sest kohus ütles mulle, et jõu, sul on üks punkt valesti kirjutatud, et kirjuta ümber, aga nagu üllatavalt mugav, ma ei pidanud kuhugi minema, midagi tegema, nii et tõesti me elame nagu kuldsel ajastul. Aga meil hakkab aeg ka vaikselt otsa saama, et kas teil on mingeid omapoolseid viimaseid mõtteid, mida te tahate nagu siin jagada, et mis nagu midagi sellist, mis jäi kripeldama ja nüüd nagu tahaks välja ära öelda? Mul on siuke tunne, et me jõuame samasse punkti, et rääkige. Palun rääkige. Ja liituge Võru Huubiga või oma kodukoha. Teil on ka Pärnus on minu mõelest. Pärnust saigi kõik see. Pärnu tegelastega ma olen isegi tuttav lausa, nii et... Siis on Hollandis ja siis avatakse veel kuskil. Et see vaikselt areneb. Liituge kogukondadega. Räägin, koos on lihtsam, kergem ja üksinda su mõtted tegelikult, su peas, need ei too mitte mingit, kahjuks ei too mitte mingit kasu juurde. Sul võib olla geniaalsed ideed, aga kui sa jaga oma mõtteid, siis see lihtsalt jäävadki mõteteks kokkuvõttes. Ehk siis rääkige. Ega siin muud ei olegi öelda, kui lihtsalt tuleb enda häält nähtavaks teha ja siis hakkab asi liikuma selles suunas, kus on seda vaja või jah, täpselt. Ja sööge kanavorsti ja ärge kartulisalati sisse herneid pange, palun. Jah. Ja ärge pitsa peale pirniga pange, sest see on lihtsalt huvitav. Ei, tegelikult tehke, mis tahate, mul tegelikult on jumala ükskõik. Ise räägime sellest, et avaldage arvamusi, siis ütleme, et kuule, ära jumala eest töö seda.
nii et ärge tehke seda, mida meie just tegime, et ärge öelge mitte millelegi ei, igal ühel on oma arvamus ja tehke seda, mida me oleme viimased peaaegu tund aega juba teinud. Rääkige ja veel kord, rääkige ja avaldage oma arvamust. Aitäh, et te kuulasite. Tahan ühe asja ikkagi öelda. No ütle. Ja kui sa ei taha rääkida, siis on ka täiesti fine. Pressure'it ei ole vaja, et ongi inimesed, kes ei soovi arvamust avaldada ja see on okei. Aga rääkige. Aga kõigile teistele, palun, avage oma mõtteid. Te olete nii targad. Ma olen siin Võrus näinud väga tarku inimesi juba, nii et olge valjemad, tehke oma hääl nähtavaks, nagu siin öeldi. Ja loodan väga, et me kohtume ikkagi siin Võrus veel uuesti. Et kutsutakse ikkagi tagasi. Ei või? Okei. No jah. Siis on nii. Mulle meeldiski see Pärnu Ühesõnaga, diivani peal olid Steven Raidmets ja Minitšenko. Mina olin teie saatejuht Siim Alve. Aitäh, et te meid kuulasite ja kõike head teile. Tšau! Tšau!